üks asi, mida me ei ole teinud veel sinuga, on see, meil ei ole oma toitu, meil ei ole oma nagu bränditud toitu. Nad on kuulnud läbi aastate, et terav toit on hea, teravad asjad meile enam-vähem maitsevad, sulle veits veel rohkem kui mulle. Ma arvan, me saame nõustuda, et meie nagu nii-öelda siuke ühene joon on see, et meile meeldib Itaalia toit ja kui tahame nagu süüa, me tahame pizzat. Ma pakun sulle välja, et tegelikult võiks natuke nagu sinna oma pitsa poole vaadata. Noh, sa oled meil ju värikoolis käinud. Kui sa tahad nagu oma head pizzat teha, tead, mis tegema peab selle jaoks? No, tuleb välja mõelda retsepti. Turu-uuringut on vaja teha. Aga päris palju pizzapakkujaid on. Väidetavalt siin pidi väga hea pitsa ole. Natuke õpime, mekime natuke ja siis teeme oma pitsa selle pealt. Ma olen geenius. Ma oleks pidanudki sinna ärikooli minema. Ei, sul on kõik selle. Sa lihtsalt raiskasid 3 aastat Epsis või? Jah, ja sa ütlesid kohe turu-uuring, pitsa ja põhimõtteliselt sul on miljon kontol. Palun võtke see, mis on see diploma, vaata, cum laude. Elu ülikool õpetas, näed. Meie peame pitsa peal läheb ananassi. Või see on liiga kontroversial või? Ei, mees, mõtleme kohe ära. Pitsa peale ei käi ananas. Käib. No siis me ei saa oma pitsat teha, kui meil juba seda arvamused lahku lähevad. Saad aru, meil on fundamentaalsed. Pane kinni. Ütleme, kas sa oled lapsest saadik näljas on? Kuule, vaata, kes räägib. Sa sööd asjad kõik mingi 10 sekundiga ära. Ma võtan numbri 12, mis on spicy, aga ma võtaks selle pipraliha võtaks siit ära ja ma asendaksin. Tead millega või? Salamiga. Aga võtame siis number 17 või? Okei, mis me seda leppisime? Number 20, number 17, number 12. Ma võiks tellida 3 väikest pitsat. Meil on kõik välja valitud. 20 ja 17. Väga hea valik. Ja, on jah? On. See on kõige populaarsem või? 20 on selles suhtes populaarne, kus pannakse pepperoni vorsti juurde. Ma räägin sulle. Okei, no paneme siis pepperoni vorsti juurde. Ja numbri 12 võtaks pipraliha ära ja lisaks pepperoni. Pipraliha ei ole väga terav, seal on jalapeno, mis annab seda teravust. Just. Turu-uuring. Ja siis 2 koolasöörat. Aitäh. Sa oled undercover ja sa oled selle turu-uuring. Ei, see ongi peibutis. Saad aru, nad niikuinii arvavad, et me tulime turu-uuringut tegema, siis ütled kohe välja. Siis nad mõtlevad, ta teeb niikuinii nalja, vaata, teeb nalja. Sa teed seda topeltpuffi või? Jah, täpselt. Aitäh. Aitäh. Nii. Ossa jumal. See on ilma lihata, päiksega võetud tomat, ananas, seened, siin jälitusjuust. Ja see on juustupomm siis selle pepperoni vorstiga. Aitäh. Aitäh. Mis te ise võib-olla maitseksite esimesena kohe? Seda või? No. Okei, davai. Ärme siis kaua oota. No ütleme nüüd, et ühest heast pitsast teeb kindlasti nagu väga hea pitsa see, et... Kui juust ripub või? Kui reaalselt juust ripub. Visuaalselt peab ka ilus välja nägema, tead seda või? See on 12. Jah, ma ütleks, et see ja see praegu on. No vaata siia, see on nii juustu täis. Aga see on juustune. See on champinjonist. Ehk siis see peaks olema 17. Ma olen old school'ina. No, ütleme niimoodi, et meie turu-uuring läheb väga raskeks. Sest et väga juustune, väga hea. Mulle meeldib see, et juustuga ei koonerdata. Mind läheb ülitilti see, kui keegi hakkab juustuga koonerdama. Mingi vend teeb pitsaga vaata seda saltpeid ja paneb mingi kuradi. Ühe tüki juustu peale vaata sellise väikse riba. Ma olen ülinervi. Natuke mozzarellat vaata. Ma olen see vend, kes üldiselt ääri ei söö. No see on kõht tühi, miks sa peaks raiskama oma isu äärte peale? Kuule, nii, vaata seda äärt siin. See on krõmpsu, mõnus. Mees. Sama luuna. Mees. Ma olen täiesti nõus. Ja proovime teise siis. See on champignon ananas. Ma võtan siis selle spicy ette nüüd. Siis me saamegi erinevaid proovida samal ajal ja... Äkki kujutab tomat? Jah. Ma ei saa võib-olla enam ei paneks oma või. Suurik, tahad proovida või? See on hea. Mõtled, kellel sa valetad? See on väga hea. Miks sa valetad niimoodi? Eks sa sellest arvad juustune. Juustune ja pepperoni on sees ja jalapeno. Väga kuum. Ananassiga on parem või kumb? Ananassiga põrv. Nüüd on vaja teha turu-uuring, mis on protsentuaalselt, mida eelistatakse rohkem. Kas, kui pitsa peal on ananas või kui ei ole, ehk siis sa maandad selle riski juba eos, et seal on protsentuaalselt rohkem inimesi, kes ei taha pitsa peal ananassi, ehk siis ostaksid... Sa ju tead ilmselgelt, et tuleb 50-50. Oota, ma teen kohe story ära. Andrei, kas pitsa peale käib ananas? Käib. Mina ütlen, et... Käib nagu kõik. Mina ütlen kohe ära, et pitsa peale ei käi ananas. Proovime siis teravat ka või? Sa juba proovisid, jah? Aga ma ütlen sulle kohe,
oli terav? Et meie peame tegema teravama. Teravama või? Kindlasti. Terava fänn võib-olla nagu minu maitsemeeled on nii sassis juba, et ma ei tunnegi nagu teravust. See oli kõige parem. Mozzarella, suitsu, sinihallitus, cheddar juust, basiilik juust. Siis ma ütleks, et see on teine ja see on kolmas. Ma maitsen sellega siis ära. Maitse. Siin ma ütlen sulle ausalt, siin lihtsalt ananas ei ole probleem. Head ananassi siis. Ei saa sulle nõustuda, absoluutselt mitte. Mida? Just sellepärast, et pizza on nagu siuke soolane toit, erinevad sellised, kas tuleb nagu spice'i välja või ei tule. Balansseerib ära. Ja siis on sul lihtsalt üks magus ananas. Sa ütled mulle, kui me teeme oma pizza, et tahad ananassi, ma ütlen, et ma ei taha, mis siis saab? Ühel poolel on ananas, teisel poolel ei ole. Geniaalne. Aga mis me siit õppisime? Äär peab olema juustune ja krõmpsu. Nii, ja teiseks juustuga ei tohi koonerdada. Aga ega sellega meie testing pole lõppenud. Meil on järgmine pizza koht ja nüüd me läheme proovime siis Itaalia pizzat, et koguda sealt inspiratsiooni. Mul on kõht, ei ole täis juba. Tegin paar ampsu, need on nii sulle. Kuule, nüüd lasemegi Šurikul otsustada. Sööme aeg Šurik sulle, saab puhata nüüd. 2022 aastal põhimõtteliselt täpselt samal ajal me olime juba Itaalias ja me sõime seal Itaalia pizzat, kui sa mäletad. Kuidas sul tundus Itaalia pitsa? Kõik räägivad sellest, suurepärane toode, kõik soovitavad Itaalias käia süüa Itaalia pitsa. No vaata, itaallastel on mingisugune oma visioon pizzast, ma arvan, et kõik, mis välismaalased teevad, on vale. Aga kas nad ei pidanud seda tegema maailma kõige paremini? Väidetavalt küll, jah. Siis peaks nagu neid kuulama rohkem. Vaata, sa tead, me ei kuula mitte kedagi. Kuigi võib-olla vahel võiks. Vahel võiks. No me oleme La Prima pizzas. Siin on terve menüü siis Itaalia pizzasid. Ja ütleme niimoodi, et neid pizzasi ei ole vähe. 21 ja 23 pizzat. Vaata, ma rääkisin neil quattro formaggi on ja siin on olemas see. Tahad sa proovida? Ma ise valisin teistsuguse pizza. Ma valisin selle, mis on natuke terav jällegi. See Enduja. Ma mõtlesin, et selline pizza nagu tartufata. Söök on käes, Coca-Cola on ees. Ma arvan, et see trühvlivärk oli väga õige valik, sest täpselt nagu kui me Serbias käisime, siis pandi trühvlid peale. Mulle meeldib see. Eelnevalt me võtsime pannipitsa, siis nüüd on meil ikkagi tavaline õhukese põhjaga pitsa. Okei, lähed isu. Aha, okei. Kas on see, mille järgi sa tulid? Tavai. See on top mees. Kas meie pizzal peab olema trühvel siis või? Ma võib-olla ei riskiks sellega, aga pizza ise. Tundub, et nagu sul ei ole jalapenot vaja, et selle asi teravaks saada. Mul on kõht ikka jube täis. No ma proovin selle, sa võta minu oma üksus, vaatan sinu. Ma pean taastama hetke. Burrata on ka, ma olen kuulnud, et hästi populaarne, mis käib pizzade peale, vaata. Oli terav siis? Ta on täpselt see, mida sa loodad, et sobib enamustele inimestele, kes ostavad pizzat. No magus on kuidagi. No äkki burrata teeb selle natukene niisuguseks, aga ma olen küll nagu seda meelt, et kui me läheme oma pizzat tegema, siis me peab olema seal natukene liha. Vahet pole, mis kujul siis on chorizo, pepperoni, spice. Vaata, me ei tee ülipaksu põhjaga võib-olla. Me ei tee üli õhukese põhjaga, krõbeda ja sellise keskmise kõrgusega ja paksusega. Ananas. Tegime ju hääletuse. Sellest on möödas mingisugune, ma arvan, pool tundi, 40 minutit. 1100 hääletajat, 48% ütleb, et ei käi, 52% ütleb, et alati käib. Siis loeme ikkagi 50-50. Et kui oleks vastupidi, siis sa ei saaks. Jaa, 50-50. Natuke. Aga kas see oli liiga palju praegu? Mul on veits palju, jah. Väga. Šurik ütles, et seda on veits palju. Sa maitsesid seda, ma maitsesin seda. See oli täpselt nagu, teda ei olnud nagu liiga palju. See pugib. Ma arvan, et me oleme lõpusirgel oma retseptiga, aga asjad on selged. Me peaks ikkagi ühe Eesti tippkoka käest abiga küsima. Lähme uurime ära selle asja, mis toimuma hakkab. Äsju. Ja siis. Nüüd me oleme jõudnud lõpuks tee ühte
kus on siis selline pood nagu Selver ja me hakkame süüa tegema. No vähemalt me oleme kogemust ammendanud paljudest riikidest. Ma arvan, nüüd on õige aeg tuua kõik kokku täna Selveris. Ja nüüd ju me käisime proovimas ka erinevaid asju, nüüd me teame, mis nagu sobib. Ja meil on pluss Sven ka üks kokk, kes võib-olla teab asjadest rohkem isegi meie, vaata, mis ei ole muidugi võimalik, aga... Ühesõnaga, tulge vaadake, kuidas me teeme iseenda pitsa. Lõpuks ometi tulge vaadake, kuidas käib üks reklaamklipri filmi. Päris crazy. Õhtuni läheb aega ühe. Väga kogu. On mul liiga palju aega jäänud. Kus sa lähed? Just nii viitsi. Võtsid maisi panna. Väga hapukurk. Võtsid siia pärlisimuleid panna. Türalt sellega ma kaasa ei tule. Ma jalutan minemast. Ja see on sükene nagu magus ja tal ei ole lihtsalt sellist nagu totrat sellist. See on nagu täiskasvanud inimeste toode. Ma arvan, et me võime teha nii, et me paneme lihtsalt mingid asju rotti kaasa ja siis ütleme, et kuulge, võtta kaasa. Jah, et võtame selle kaasa. No proovi, ise teeme seda. Mulle meeldib, et ta läks hooga ära juba, vaata. Ei, no tuleb teha, kui teeme, siis teeme asju hästi. Nagu väga ei suuda seda vaadata, mul kõht päris tühid on. Mul on ka. Nagu ilahapid jooksma ei tule. Jätsin tunned, see, poisid, come on või? See on hea toode või? Picante, see on terav, see on päriselt terav. See chorizo ei ole terav, aga see on. Inimesed ahistavad. Käsi peab pesema. Muidugi peab. Mis kurat küsimus? Muidugi peab. See on see, tõepoolest. Nagu õige. See on päriselt, nagu tal on mingi spice. Chorizoga ei ole mingit just seda veel. Aga on väga hea. Pane mulle ka üks tükk, Üks koostöö saad tuleb üks Andrei. Mis see siin? Peekon. Väga hea, väga. Pool. Hiiumaal ka üks vend teeb pitsat. Mis on? Paneb oreganot peale. Oregano. Mulle meeldis loal, Hiiumaal ka üks vend teeb pitsat. Kõik 8 inimest. Hiiumaal ka inimesed. Kas ma saan teid aidata või? Ära aita. Me peame ju kõik koos ju proovima ühte asja. Võtame siis siit esimese. Peekon, paprika, küüslau, vürtsikas Itaalia vorst. Peekon sobib väga hästi ja. Nii. Peekon ma olen. Siin ei ole paprikat peal ja siin ei ole seda rohelist pepperonit peal. Meeldis sulle see rohkem? See. Okei. See on nagu basic. Nii, eks siis nüüd on selle võrdlus. Nendel ei ole peekonit ka. Sellel on, sellel ei ole. Lõpuks läheb meeldis see pitsa, mis on juba nagu näha läinud, vaata. Näed, see pitsa on selline. Ja selle sinna põhja alla tuleb veel paneme seda salsakastet, nii et ma arvan, me saime hea asja kokku pannud. Või Orm pani muidugi, aga me ei valinud produktid välja. Tegelikult on täna väga ilus päev juba praegu. Tasuta see kõhu täis professionaalne kokk teeb sulle süüa, aitab sul pitsa retsepti välja mõelda. Meie saame selle pitsa teieni tuua. Ma olen väga rahul, ma olen siiamaani väga rahul. Ma ei tea, mida see päev edasi toob, aga tule vaadake seda. See ongi see pitsa, mis jõuab siia lettidele Selveristesse. See on meie garantii. Ja see moosipall seal on üli hea. Ja üks moosipall on päriselt kõige parem. Ja no isiklikud lemmikutest veel viineripirukas. Absoluutne lemmik. Hiiumaa klassika. Absoluutne lemmik. No nii, nüüd 4 pitsat proovisime ära. Leidsime õige pitsa meie jaoks. Tundub küll tegelikult. Ja nüüd on aeg see lõplikult teha ka. Küsime Ormi käest üle ka või? Tegas meil täpselt, proovime ise alustada. Muidugi, ma panen. Kuidas me hakkame? Ei, oot. Mul käe oli siin, vaata. Hästi oluline asi. Alustame sellest, et mis selle protsessi nimi on? Täpselt. See on täpselt, algus on täpselt. Esimese teeme täpselt, teeme ära. Nii, ja vaata, üks trikk oli veel, mis ma panin tähele, kui Sorm tegi, oli see, et ta tegi väikselt. Sa võid vaata isegi korraks keskelt seda täigent ka nagu kaasa ajada. Et siis ta läheb äärtest kerkib paremini. Kalevipoeg on selle lusika nimi, by the way. See on oluline asi, mida nagu kodus teada. Küll oli juba enne tegelikult. No, ja nüüd ajame laiali. Alguses paned vähem, pärast seda alati juurde panna. Mozzarella. Alati just, siis maint peale. Võiks nagu koos panna, seda oleks mingi sünergia tekiks. Ma proovin.
aga ma teeks nagu natuke kärmemalt seda. Seda kärmemalt? Sest ma näen, et sellega nagu, see on lihtne asi, mida teha. Jah. See on super loogika. Nii, meil oli 4 tükki seda. Need ma tegin nagu katki, nagu pooleks. Ja hakitud küüslauk ja oliiviõli. Ja oliiviõli tuleb hästi kõrgelt lasta, siis on... Seda panna julgelt. See oli väga, ma arvan, see oli üks parimaid leide meil. No kurat, ma panen siis kõik juba ära, kui ma panen, et läheb. Ja Andrei viimase selle touchina lükka peale basiilikut. Lihtsalt näpude vahel rebid, laiali. Kurat, meil asjad sujuvad nii hästi. On. Ja kõigis, kui me oleme, kõik ei sobivad sujuvad. Ühesõnaga, ma arvan, et see võib olla üks parimaid pitsasid. Mis üldse kunagi tehtud on? Mis sa kunagi teinud oled? Mis ma ise kunagi teinud olen, kindlasti. No nii! Pole paha ju. Ma ütlen sulle kõik, vaata kui me käisime eelmine proovimas erinevaid pitsasid, siis ma arvan, et me leidsime enda selle ideaalse retsepti ikkagi lõpuks üles, nii nagu me lubasime. Me ei koonerda, meil on vürtsikas, vürtsikam, meil on juustune, nagu me lubasime ja ma arvan, et see lisaks see peekon, see on nagu... On ilus. Ma ütleks 10-10 isegi tegelikult. Ma ütleks, et suurepärane pitsa. Kui sa selle partnerkaardiga ostad, siis on alati loosimised ka, nii et... Väiksed auhinnad. Väiksed auhinnad. Nii et mõnus. Ma ütlen teile kohe, see on Selveri läbi aegade parim. Ei, seda nagunii, selles ma ei kahtlegi. Ja ausalt, ma sellele ma oleksin letti ära, siis ma vaatasin, päris okei, ma võtan. Ma arvan küll. Meie pitsa on valmis, mine Selverisse, küsi Coca-Cola Zero ja pizza kombot, tule naudi meie pitsat. Absoluutselt. Cheers. Terviseks. Ma tulin tegelikult pitsat ostma Selverisse ja ma mõtlesin, mis pull täna on. Nagu mingi 4 mintsi enne läbi küpsetada. Oota, jaa, paneme ahju. Põhjast toorest. Ei, sa ei pea midagi maksma. Aga kui sul cashi on, sa cashi anda meile. Aga see esimene on mingi sott. Sotiga või? Sa võid 1 euroga ära osta. Sul on 1 eur või? Anna kõige väiksem münt, mis sul on. 20 senti sa võid ka. 5 senti on ka. 1. Transniste raha veel. Aga see meil peab olema siis ikka väga hea. Euro. Aitäh, tasuta asju meil ei ole, jah. Aga see on vähe väiksem. Partner, sa said ka raha. Mis sulle anti? Sina peaks oskama lugeda, sa oled ju Korea restorani mees. Jah, see on mul nüüd, mul on endal ka neid kõvasti. Orm, räägime siis, mis siin peal on ka või? Teie pitsa ju. Pitsa põhja peal on kaste, mis on natukene selline Tex-Mex. Natuke vürtsikas. Ta on jalapeno. Paprika, grillitud paprika. Küüslauk, väiksed tükid. Pepperoni piprad. Ja pepperoni piprad ja siin on peekon. Ja ülihea. Ideaalne kombo, mida ise kõike tahaksin peal nähagi. Täpp on. Just. Täpselt. Kuigi aga selle vormimindi eest sain koka. Jah, vormimindi eest sain koka. Näete, käivad inimesed käivad arutavad, mõelda tahavad juba pitsat maista ja saavad. Mees ütles, ma ütlesin algul 100 euri. Siis ütles, et 100 euri. Noh, et see raha kohti lahti viskas 100 laua peal, mõtlesin. Ära tee nalja. Anna 1 euro, kui sul on. Tasuta ei saa midagi.